Hei aiasõbrad! Käes on kasvuhoone ralliaeg. Vaatame üle, mis meil sellel aastal siin kasvuhoones kasvab, millised näevad välja need viljad ja võib-olla ka kirjeldan mõne sõnaga nende viljade maitset. Mõne osas peab veel selleks aega andma. Aga lähme asja juurde. Kasvatame me oma kasvuhoones nagu ikka ka eelmistel aastatel põhimõtteliselt igas nurgas on mingisugune söödav vili. Siiamaani ei ole aru saanud, et kuidagi, ma ei tea, kurk ei kasva tomati kõrval või viinapuud ei või siin olla või paprikat ei saa hakkama kuidagi koos pipardega, arbuusid melonitega ja nii edasi. Et kõik on meil läbi segi, kõik toimib tegelikult üsna hästi. Iseasi on see, et näiteks sellel aastal arbuuside ja melonite istutamisega võib-olla jäime natukene hiljaks ja nendel läheb aega, et loodame, et ikkagi mingid vilju näeme. Aga küll alustaks siit siis vasakult kohe sees teil tomatitest. Me kasvatame ikkagi teatud sorte, mis meil on läbi eelmiste aastate õigustanud. Ehk siis siin ees on tegelikult Black Cherry tomatina, niisugune kirstomat või kuidas teda siin täpsemalt nimetada. Tal on niisugused kergemalt tõmmukad, see on tegelikult juba tarbimisküps vili. Nagu näete, tal on üsna piklikud suured viljakobarad ja see ongi see, mis meie mõistes teda nagu õigustab, et piisavalt palju ühe taime küljes ja samal ajal ta tegelikult, kuidas öelda, on niisugune ühe ampsu tomat, et meil ka lapsed neid eelistavad. Ta kasvab, kui lasta teda kasvatades, ta kasvab tegelikult üsna kõrgeks. Siin on ka näha, et meil on ta on siia lae alla tegelikult ennast ajanud, aga ma ei hakka teda hetkel kuidagi rohkemalt siin kärpima, vaatame, sest üleval on juba ilusti viljaoksad näha. Õigemini viljad ka näha, tomatitaikesed, ehk siis tähendab seda, et ilmselt siit saab veel üsna pikka aega tomateid kätte. Minu lemmik maitsega tomata, see on siin ma kuidagi teistega võib-olla isegi võrdlema ei hakka. Siin kõrval on meil siis pandud meelega selline nagu lihatomat, millel on siis sellised suuremad tomatid, oranžikad kollakad. Ja nimeks on siis Buffalo Sun. See aasta kasvatame esimest korda. Valituks osutus see sort pigem nagu sellepärast, et võib-olla niisuguse võileva saia peale selline suurema viilu lõikamine on mugavam suure lihatomatiga kui siis nende väikeste kirstomatitega. Siin kõrvale kohe sai valitud eelmine aasta kasvatatud Cerola, see on punane tomat, sellise pikliku kobaraga samuti, võib-olla mitte nii suurega kui Black Cherry. Maitselt, mina ütleks, et ta jääb natukene alla Black Cherry'le, aga eks see on niisugune maitseasja küsimus ka rohkem. Siin taga need suuremad tomatid, ma proovin teile lähemale minna kaameraga, nii siin kui ka siis siinpool. Meil on igat sorti on nagu 2 taime pandud siia. On Orcado, mida me kasvatasime ka eelmine aasta ausalt öeldes need tomatid ei olnud nii ilusad, ütleme ma ei tea, kujunemiselt või kobaralt või suuruselt, et see aasta kuidagi on sellel Orcadol palju kenamad ja õigemad nagu viljad, ma ütleks. Ei tea, kas oli siis kehv seeme õnnestunud osta ja ei arenenud selliselt, igatahes see aasta ma olen väga rahul nendega. See on just selline välimuselt korrektne, väga korrektne tomat. Ei ole ka läbi kasvanud kuidagi kehvasti, et sa pead välja lõikama sellest tomatist, kui sa teda tükeldad, et on väga ilus tomat. Et siin võrdluseks kohe on jälle üks uus sort, mis meil on siin tagapool natukene. Prantsuse pärase nimega, kui ma ei eksi, Noir de Creme või midagi sellist oli ta nimi, ehk siis kui kreemika tooniga ta ongi, need on juba valmis tomatid tegelikult võib ära korjata. Küll, aga nad kipuvad meil ka kasvuhoones natukene siin lõhenema, nagu näha on siit pealt ka ühe tomati pool. Või siis ka kasvama selliselt natukene, kuidas öelda, mitte kvaliteetselt, ütleme, siin on ka tegelikult seda näha hästi, et ta on selline mitte võib-olla kõige
parema kvaliteediga. Peab võib-olla välja lõikama, kui sa nagu tükeldad teda salatiks. Proovi pärast panime ka ühe sellise oranžika sordi. Mõtlen nüüd, mis ta nimi oli. Ta ise on selline natukene piklikum oranžikas sort. Ma proovin siin ka piiluda, meil kuskil tegelikult alla kuskil ka mingid sildid olemas. Oringa, jah, kuna see on uus sort, seda tõesti peast ei mäleta. Oringa on nimeks, siis minule isiklikult see tomat väga ei meeldi. Ta on niisugune kuivem, jäigem, ta on väikene. Mitte, et see väikene nii väga nagu häiriks, aga sellisel juhul mina eelistan pigem niisugust mahlakat. Tema on tõesti niisugune jäigema viljalihaga. Jätkuvalt panime ka siia kasti, kui mõni kahtleb kastis tomati kasvatamises, sest meil on sellised kastid. Siis siia kasti panime 2 koldkranet, mis on sellised siis kollakad kirstomatid. Küll sellise ka piklikuma kobaraga. Küll aga nad on magusad, ehk siis minu jaoks tõesti isiklikult jälle liiga magusad, samas mul tütrele väga nad meeldivad. Ja ega ma endale ainult ei kasvatasin, ehk siis tütre pärast sai ka siia 2 taime pandud. Tomatite juurest võib korraks minna kurkide juurde, siis kurke me kasvatame sellise metallvõre peal, et ei peaks need iga aasta siin kuidagi siduma, mis on üks paras tüütus. Eelmine aasta sai siia pandud proovi pärast, aga minu meelest toimib väga hästi. Ehk siis see on tavaline selline betooni armatuur nii-öelda, mis on kergelt nagu väänatud pool kõverast ja siia kinnitatud ülevalt raami külge kinni ja siit on näha väikeste seibidega kogu lugu. Kurgid ise kasvavad siia, natukene tuleb võib-olla alguses suunata, aga täitsa hästi toimiv. Muidu enamik meie kasvuhoone sidumisi ei ole nööriga, vaid toimib just selliselt, et kasutan seda sama viinamarjade jaoks sellist lindiklambri püstolit ja kasutame bambuskeppe. Ka enamasti tomatitel ka. Lae alla võib-olla sisse on veel eraldi. Kurkidena on meil siis ongi juba läbi aastate vist olnud 2 sorti, et siin parempoolne on Melene, mis on selline, tegelikult siin on näha juba natukene isegi mõned on üle valminud, ehk siis ta toodab päris hästi praegult. Ja vasakul on tegelikult Saladin, mis siis peaks olema siuke pikem kurk. Küll aga näha on, et siin on veel, tal on aega veel kasvada, ta ei ole veel päris selline, kuigi ta on juba tarbimiskõlblik. Aga täitsa toimib siin kõrval hästi. Hüpates siia kastipeenardisse kiiresti, siis siin on meil klassikaliselt kasvatame endal sellist paprikana Sharonit, Sharon F1. Oleme seda siin kõvasti ka nii-öelda reklaaminud või julgustanud katsetama. Ta on tõesti, näed ise, üks taim on vilju täiesti täis, ta ei ole kõrge taim. Ta on kastis siin kasvades, on eemal natukene. Siis te näete kohe ka vahet teistega, sest see aasta me otsustasime katsetada ka teist sorti paprikate kasvatamisega. Ja teised on nagu märksa kõrgemad. Näiteks igaüks saab ise valida, aga nii ta on. Juba värvuvad. Ja tegelikult need 3 taime, mis meil siin kastis on kõrvuti, saavad siin väga hästi hakkama. Küll peab neid natukene oksi tõesti siduma, kui need viljad on nii suured, siis ta hakkab neid murdma. Ma olen siin lindistajaga neid kuidagi toetanud. Jälle kõrval on bambuskepp ja sinna külge oleme siis nii-öelda sidunud. Et see üks vili on päris suur, et aimu anda, siis ma korra tulen siia kõrvale, näitan käega. Et korralikud, väga korralikud. Hästi kvaliteetsed viljad ja paprikat on võimalik üle talve väga hästi säilitada. Tükeldate kuubikuks ära, pakendate ära ja sügav külma ja sealt hea võtta. Selle aasta siis nii-öelda katsetus on siin ees oleva paprikaga. Taim on märksa suurem, nagu näete. Seal päris taga on veel eraldi sort, aga kõigepealt siis see. Viljad on sellised pikad, peened, aga need on hästi rohkelt siin. Tegemist on siis sooraga. Ja võrdluseks jälle, et pikk peen, aga selline peopesa suurune, päris rohkelt viljasid. Ja esimene meil siin ka juba
värvumus tegelikult. Et täitsa sihuke punakas varsti saab ära korjata. Siin kõrval on siis jälle veelgi nii-öelda taime mõistes kõrgem sort. Tegemist on astoriga. Ma ei teagi, mis värvide lõpuks läheb. Paprikad on piklikud, hästi suured. Natuke isegi näha sellist mõnes kaubandusvõrgus nähtavaid selliseid paprikaid, mis on pakendatud, kuskil müüakse. Katsetasime, tahtsime näha midagi teistsugust. Siin te näete, et see kahe sellise käe, ma ei tea, suur. Ma tulen siia kõrvale ka talla, et siin on ka üks, ta on tohutult pikk. Ma arvan, mingisugune 20 sentimeetrit ikka. Kardina käälid kõrvale. Saate kohe aru, et kui suur see on. Et vilju on ka piisavalt ühel taimel. Ei saa öelda, et nüüd ta ei ole nii rikkalik loomulikult kui need eelmised, aga arusaadav. Paprika ise on ju, vili on ise ju väga suur, et siin on 1, 2, 3, 4, 5. Üleval on veel väikseid, et ma ei tea, kui palju, kuidas ta need ära suudab kanda või kasvatada veel. Aga need on siin. Üks ütleme 15 võib-olla. Sõltub siis sellest, kuidas te suudate neid taimi siin, kui pikalt suudate kasvatada nii-öelda. Eks meil ka paistab, et see on teine külg siin. Hüppame paprikate juurest nüüd meie kasvuhoones siis, ma mõtlesin, et kasvatame ka arbuuse ja meloneid, siis nendega on nii, et eelmine aasta katsetasin ka nii, et osa jätsin ikkagi maa peal, enam ei sidunud ülesse, just arbuusidena, aga melonid nii-öelda põhikohaga ikkagi sidusime ülesse. Et kui me siin vaatame, siis arbuusidega on meil seis selline, et siin on arbuusisordina minu meelest üks on Sugar Baby ja teist ma nüüd peast isegi ei mäleta. Peaks olema teine sort ka siin kuskil sees, aga reeglina me kasvatame Sugar Babyt, ta on selline käesuuruse mõistes selline, hakkab lähenema käsipallile. Tõesti, see aasta jäime hiljaks nende taimede ettekasvatamise ja istutamisega, kuna lihtsalt muu põhitöö võttis aja ära ja ei olnud väga sellega nii-öelda tegemist ja jäime natukene magama, ütleme nii. Küll aga täna nad kasvavad, ootame viljade valmimist. Et siin on rippuvaid veel, mis tahaksid sidumist, on ka maa peal veel, et loodame, et kannavad oma kasvuga, nagu öeldakse, välja ikkagi, õigustavad enda nii-öelda ette kasvatamist. Meloniga on ka nii, et ma ilmselt pean vaatama, kas ma leian selle sordi, mida me siia istutasime ülesse ja lisan siia video siis alla kuskile tekstina. Aga melonid siin ka vaikselt kasvavad. Et neid viljahakatisi on siin palju väikseid. Ma nendel veel ei tahaks keskenduda, sest paljud neist võivad ära kukkuda. Küll aga on siin sees ka selliseid suuremaid vilju, mis on, ja need ongi need dessertmelonid, ehk nad tegelikult jäävadki selliseks, nad on nagu kantaruhubid, nad jäävadki väikseks, nad peaksid olema sellised magusad. Ehk siis selle konkreetselt, mis teil ees on, vilja valmimise tõenäosus on väga suur. Aga siin on ka selliseid poolikuid või poole koha peal. Et kindlasti on ka selle valmimine üsna tõenäoline. Et siin allpool kuskil oli veel neid kasvamas. Ehk siis jälle ilmselt midagi ikka saab. Et selline lugu siis melonitest arbuusidest. Viinamarjadega siuke vahe update teile ka. Eks kui valmis on, siis teeb eraldi loo, aga siin ees otse on siis Svensson Red. Viljad on küpsemas. Esialgu on sellised tarjad on siuksed pool juba ühtlased, aga täitsa edukalt. Ei saa midagi öelda, et Svensson, tal on sellised siis piklikud kobarad, nagu näete, tarjad õigemini. Ja mis on päikese pool rohkem avatud, on rohkem ka värvunud. Ehk siis seetõttu ka me tegelikult võtamegi siit altpoolt alati lehti välja.
ja ülesse siis jääb see lehemass taimel, kuni siis laen enam-vähem või sinna natukene üle selle puiduliistu. Puhtalt loogika, et altpoolt tulevad toitained peale, lähevad tarja ja ülevalt tulevad peale siis läbi fotosünteesi ja jälle tarja, enne kui päris mujale läheb taime nii-öelda juure suunas. Siis seda loogikat siin kasutame. Siin kõrval on Arcadia, väga noor taim, teine aasta tegelikult istutusjärgsuse mõistes ja kindlasti selline üle ootuste hea isegi. Võib-olla siin natuke koormab taime selles mõttes, et võiks mõelda, et mingid nii-öelda tarjad oleks välja lõiganud eriti väiksematel okstel, aga ma otsustasin see aasta siiski katsetada. Ehk siis, kui te siin ees vaatate, siis siin ühel oksal on tegelikult 2 sellist tarja. Kodukasvatuse mõistes mul ei ole vahet, kui suur ta on. Ja ma olen jätnud, aga tõsi on, et üks on nagu väga siuke räbal eriti otsmine ja teine on nagu suur. Samas võttes siin mingisuguse oksa, mis on nagu hästi jäme, ma näitan seda väljumiskohta. Siin on ju hästi jäme, peaaegu näpujämedune viljaoks. Siin on ka 2 tarja, aga kui vaatate, kui suur on üks tari, siis ta on ikka päris korralik. Päris korraliku sellise suurusega küpsemas. Mõned päevad tagasi võtsin siit kuskilt ühe sellise marja ka veel valminud, kindlasti ei ole, et heitsa siuke apukas veel, et võtab aega. Eelmise aasta kogemuse pinnalt olid nad kindlasti hilisemad kui siis samas kohe näitan teile Kuzminski siinit või siis seda Somersetti, et nemad on kindlasti hilisemad, ka Svensson on hilisem. Nii, siinpool siis meie Kuzminski siini. Eile võtsin kusjuures ühe tarja siit vasakut poolt äärest. Täiesti juba söögikõlbulik. Ei oska öelda, kas nagu läbivalt, sest tegelikkuses Kuzminski siinit, meil siis ütleme nii, erinevates aiagruppides kiputakse kurtma, et Kuzminski on siuke hapukas või nagu hapukas, ütleme, pigem nimetatakse. Siis tegelikult päris nii ei ole. Tegelikult on see, et kui inimesed kasvatavad seda õues, siis valmimine jääb üsna sügisesse, hilissügisesse ja ei oodata ära marjasuhkru valmimist. Kasvuhoones selle marjasuhkru tekkimine on lihtsam selles mõttes, et siin on soojem, stabiilsem, vili valmib varem ja Kuzminski mahl on tegelikult hästi magus, kui ta on lõpuni lastud valmida, ehk siis pärast värvumist 1 kuu aega võtab see aega. Kuu aja pärast ilusti korralikes päikesepaistelistes tingimustes on ta väga-vägagi dessertmarja sobilik, aga sobib ka väga hästi mahla jaoks, sest ta on hästi mahlane. Tal seda viljaliha on vähe ja mahla on hästi palju. Et mina usun, et meil siis siin, ütleme, kui veel lasta võib-olla siis 1-2 nädalat, siis ta on täiesti tarbimis nii-öelda kõlbulik. Jäänud on veel siin see Somerset. Somerset Seedlessiga siuke tavapärane tema sordi omane. Ta on hästi ebaühtlaselt värvub. Ehk siis osad tarjad värvuvad ära, on täiesti tarbimiskõlbulikud, teised on päris pikalt veel sellised järelvalmivad, jah. Et kui me siin vaatame, me siit poolt otsa olemegi söönud juba ära tegelikult. Ehk siis siin vasakul ääres olid kõige varasemalt valminud tarjad. Tema tarja valmimine on nagu väga selgelt arusaadav, et tal on täiesti selline tume, sarnane nagu siin on. Selline tume värvus peab olema, valgustingimused võib-olla pole kõige paremad teile näitamiseks, aga selline tume mari peab olema. Kui on heledad sees, siis need heledad kipuvad olema siiski hapukad. Aga selline on, et siit tegelikult kannatab iga päev midagi võtta ja ma olen ka täheldanud, et Somersetile taimele kui sellisele nagu, ma ei oska öelda, ütleme siis nii, meeldib, kui valminud tarjad välja korjata, sest et siis uued valmivad nagu kiiremini.
siin on ka oma loogika loomulikult, sest et toitained lähevad ainult ühte tarja, mitte enam 2 või 3. Ja Somerseti kandeoks, noh, ta reeglina kannabki 2 vähemalt, võib-olla ka 3 tarja, kui ta just välja ei lõika seda 3. Vot selline seis siis meil kasvuhoones. Siin ka taustal võib-olla, kui tähele panite, on meil mõned pistikoksaga paljundatud taimed, mida me pole veel kuskile nagu ära andnud või ümber istutanud, ütleme nii. Üks on siis siin potis veel poolenisti. Üks on tegelikult täitsa selline ümberistutuskõlbulik tugev taim juba 2 aastat siin tegelikult tema juba välja kaevamine. Ütleme, ise olen plaaninud jätta, et mitte traumatiseerida siis järgmiseks kevadeks, ta on ikkagi päris korralik taim. Ja tema juurekava on väga suur. Ilmselt tagasilõikus saabki olema juba niisugune tugevam. Et kuna ta ei kanna lihtsalt seda juurekava taastumist võib-olla kevadel kohe välja, aga tuleb ära teha. Muidu kasvab nagu põhitaimega juba kokku. Sama on meil tegelikult siin Kusminski siini kõrval, et siin on üks seemik, mis ise katsetamise pärast jätsin, ütlen ausalt. Ei tea, kui loomutruud on või mis omastega, sest et 100% ju taime omadused kanduvad üle ikkagi siis, kui pistikoksaga paljundate, aga seemikul võivad olla erinevad siis variatsioonid. Aga otsustasin, et ühe ikkagi jätan, teised seemikud siit viskasime välja. Küll aga on pistikoksaga üks sarnane paariaastane taim siin nii-öelda kasvamas, mis on vajalik samamoodi siis tegelikult ümber istutada järgmine kevad ilmselt siis enne vegetatsiooni perioodi nii-öelda. Vot sellised lood siit kasvuhoonest kiiruse peale. Selline ülevaade. Kui teile see videolugu meeldis või natukenegi oli huvitav, siis visake meeldib ja hakake meie kanalit jälgima ja näeme juba järgmises videolus.